Joukio! Me oleme tagasi Camaroga. Tegime esimese video ära ja siis see oli niisugune nagu proovikivi. Vaatame, kuidas teile ka meeldib. Tundus, et meeldis. Nii et me oleme tagasi Camaro juures. Nagu näete, täna on ilus päikseline ja soe ilm. Ei ole, seenekat sajab ja mingi 11 kraadi on. Ja mul on garaaž ühte autot täis. Sellel me ei saa peatuda kahjuks hetkel. Aga Camaro, mis me täna teeme siis? Ühesõnaga, tellisin mina Saksamaalt renoveeritud Holli karburaatori 650 CFM. See on natukene suur, 5.7. Aha, peab soojuma. Siis uus partsust tuli üks vahetapter, sellepärast, et sellel Quadrachungil on oma nagu sisselaskekolle ja siis see Holli ei käi sinna peale, ehk seal käib üks adapter vahel. Bensu tõin, õlifilter on ka olemas. Vaatame, kus me selleni jõuame, aga eesmärk on see, et saaks selle käima nüüd täna niimoodi, et saaks brum ka teha ja siis vaatame edasi. Kõrvalistu uks on ka veel kinni ja ega ma pole midagi teinud. Ma tõin selle treilaga siia, lükkasin selle maha ja siis unustasin selle auto siia samma. Nii et nüüd me vaatame edasi. Täna jauran üksi, Mihkel filmib, aga pikka pole, pikal on tööpäev. Pühapäeval on tööpäev, kahtlane värk. Anti võib-olla tuleb läbi, aga ühesõnaga. Vaatame siis! Pikk on alles ja kohutavalt inetu. Mul ei meelest ära läinud, et see rõve välja näeb. Aga pole hullu. Millest ma alustame? Tegelikult peaks alustama sellest, et peaks selle jama siit ju ära koristama. Davai, ma põmman pikenduse siia. Nii, nüüd meil on vaja mingid võtit. Kes on usakaid remontinud, see teab, et see võti on mingi 65-38 või mingi 6, ühesõnaga. Vaata, mida ta meenutab. 15 meenutab. Mis sul meenutab 15 siin? 9-16 America. Nii, see on meil fuel. Aga mu sisetunne ütleb, et selle fueliga meil on ka probleems. Sest see on, nagu näete, see on keermaga. Quadrachungil siin sees on veel see väike filter. Aga minu käest Hollile läheb lihtsalt voolik peale. Ehk siis me peame selle torul otsad maha saagima. Eks see natukene siuke redneck engineering ole. Eks auto on ka paras redneck, nii et kahjuks. Nii, siin on meil ei, see on cruise control vist. Cruise control. Enam pole, see pinni tagasi tuleb vaja arvatavasti. Siis meil on siin throttle, mis siia taha käib. Äkki jopub sama, jopubki. Keerame siis selle nagu, äkki läheb katki ära. Siia me peame ka kummivoolika panema minu meelest. Perfect, fixed. Nii, very nice. Ja nüüd võtame see siit. Pläu ja viskame selle minema siit. Mootasin nagu mingit aambrit ja midagi. Panesin veel midagi küljes. Väga hea karbuss, kelle vaja on, see on siin samas Camaro ees. Nii, kord olema imed siia. New parts from US parts. Ühesõnaga, minge vaadake, kõikal on US parts. Mis me siin loeme, näe? Adapt square flange carburetor to Quadrajet 4-baller manifold. 4-baller, yes. Quadrajet, yeah. Square flange carburetor, yes. Chrome plate air cleaners. Nii, siin on õpetus ka lausa peal. Väga hea. No võtame lahti ja ühesõnaga see läheb siis sinna sisselas kolle peale 4 poldiga, siis 4 tikku tuleb välja ja siis saab panna karburaatori ja käima ja põhja. Käes. Nii, kui ma õigesti mäletan, siis nende kuuskantidega läks see plaat sinna külge. Noh. Perfect. Mitu Newtonit läheb? Siin on ikkagi USA. Power feed of torque. Me teeme 6, meil ei saa palju olla. Mingi paarkend. Nii. Mul on karburaator. Straight from Germany refurbist. All the power. Nii. Mis me siin näeme siis? Siin on mingi jalad pannud on ja. Siis meil on, kuba pidi see käib. Nii pidi. Siia läheb kütus. Pup. 1 vaakum, 2 vaakum. Juba palju lahtsid otsi on siin. Piduri vaakum, näe, meil ongi juba näeme probleemeid. Aga, polu, siin on ilusti Frants on oma Saksa mööbli, need mööblipoldid ära keeratud, kapp on kodus kokku kukkunud õnneks.
Karburaatoril olid jalad. Nii, sellega on meil jah, et need vaakumi teemad. Mingi värv peale. See uus tükk ei sobi sinna. Veits peaks rausta laskma selle uue tüki eest. Sobiks ilusam, see sobiks kokku. Vaata visuaali. Mul oli nii palju häid nalju praegu kipsi kohta öelda, aga kuna te näete seda, siis ma ei hakka ütlema. Hakka norima teda pärast. Kuule, siin on olemas see gaasi bracket. Vaata, Frants on ise veldinud selle siin. Ilus tükk. Houston, we have a problem. Me näeme, et meil on siin väike ongelma. Ega ma ei tea nendest liiga palju. Ma tegelikult kuskilt lugesin küll, et neid on erineva nende Bolti vahega. Mina arvasin, et mul ei joppa niimoodi ju. Raudselt on õige. Ei ole. Ühesõnaga vaata, kui sa siin tihedalt vaatad, siis tihedalt klapib nende väiksemate aukudega. Väike auk on seesama, see sisselaske kolle augu valem. Aga mul adapter on nüüd, et läheb selle suurtemate peale. Kastikal ma vahetasin ära ja kõik klappis. Aga meil on siin lahendus ka olemas. Ma pean proovima. Ühesõnaga ma saan tegelikult need, et ma panen adapteri ja selle karpa panen samade poltidega. Aga ma ei tea, kas mul nii pikka siin ja kuna see on mörka, siis siin on ju mingisugune keere on jälle mingi 6,58 tolli. Samu M, siin pole M, siin pole ühtegi M kõik. Ja alustame siis otsast peale, keerame ära selle jälle. Ükski asi ei sobi nagu. Sama ju. Tegelikult võiks millegi päris asjaga, ma ei viitsi garaaži minna. Garaaž on nii kaugelt. 15 meetrit. Näe, ma viitsi. Pum. No kuule, on küll ju. On küll sama. Peab minema. Ühesõnaga, siis meil on, kuna meil siin on see, siis ma pean sealt, keeran põhimõtteliselt küljest ära. See tähendab muidugi seda, et ma pean mingisuguse plaadi tegema jälle mingi uue plaadi. Ma enne mõtlesin, mis asi see on, ju. See on mingi termo, mingi asi. Siis ma pean selle eest ära võtma. No mõtlesin, keeran selle kruvi lahti, et siis ma saan selle plaadi asemel teha. See kruvi läks pooleks. Tead, ma ei tea praegu, mul ei ole lihtsalt praegu, ma ei tea, ma ei oska praegu midagi öelda, sest see projekt hakkab käest ära minema. Ta on pühapäev ka. Õnneks pole kuskile kiiret. How fucked up is fucked up. Ja siis muidugi, kui sa oled kõhuli mootori siin peal, siis kindlasti jäta see tutikas karburaatori tihedumal kõhu alla. Vaat hea mõte. Idiot! Nii, kas see karburaator sobib siia? Ma tahaks ikkagi sõita sellega, mul vaja homme sinna poodi jõuda, et piima tuua. Kuule, äkki on või? Mis sa arvad? Ütle midagi lihtsalt, vahet pole. Davai, ära rääksid, panen peale. Siia võiks panna mingi performance sisse, laske kolle ka. Ma veel pole valmis siia veel raha panema olla. Tahaks korra teada. Ma ei teagi, käima panna. Ühesõnaga leidsin 2 polti juurde, sest ma just hübriid. Alati hea, kui keegi tuleb hübriidid külla, kui sa 79 aasta kamarat remondid. Karburaator on küljes. Ühesõnaga joppas niimoodi, et need originaalaugud ikkagi klapivad ja poldid olid natukene pikad, aga see päästab alati. 2 polti oli olemas vana karpa küljest, 2 tükki olid sellised pikad. Aga just kastikul tegin ka selle, nii et mul oli 2 tükki oli veel karbis alles, nii et joppas sellega. Karpa peal kinni, nüüd meil on vaja siis ühendada siia torud ja voolikud ja käes pedal. Esimese asjana siis võtame ära kütusetoru, sest kütusetorul me teeme siukse pool ratsi, ehk siis lõikame selle stutsi siit ära, ja siis kuskilt maalt ja siis saab kumivoolikuga siia ühendada ja vaakumiga teeme samamoodi, võib-olla isegi vaakumil saab selle voolikuga otsast lõpuni. Siis on meil need olemas, karterituul läheb siia, siis siin on meil see advance jagajale, see läheb siis otse sinna ja siis meil on veel üks ots on veel vaba, ehk siis sinna võib-olla paneme selle kruvi jälle mõõtma. Aga siis võiks olla, siis võiks teha korra pump ja siis vaatab seda kütussüsteemi edasi. Liksime originaal selle gaasitrotsi kronsa pooleks ja ongi miljon. Tead see USA värk, tead see on kõik nii lihtsalt. See on mõeldud vist 6 kantide jaoks, juba kitsas on. Karbuus küljes, kõik voolikud on põhimõtteliselt küljes välja arvatud, siis praegu pole veel, see on nüüd siis toorele. Siin on elektriline tooreklapp.
tuleb plussi vedama peale, mis siis läheb võtmega, aga nagu te teate, siis meil see võti on see, no pole seda veel. Nii et seda praegu ei vea. Kõik torud võiks olla oma koha peal. Kui meil on üks vaakumleke, siis arvatavasti on karteri tuules, sest see toru on veits kehva. Samas võiks selle kohe ennetada ja klambri peale panna. Mis ma lollid. Okei, ma davai ära rääkisin, panen selle klambri peale. Siis paneme aku peale. Me paneme korra jälle kanistrist, proovime ta käima saada. Ja siis, kui me teame, et see karburaatorisüsteem toimib, siis vaatame seda paagi asja, et mul on see endoskoop, vaatame, pilvume sisse korra, vaatame, kui hea seis seal on. Ma loodan, et on suurepärane siis. Aga eks paistab. Nii et üks klamber, aku ja vaatame, kas teeb plärts. Kas starter käib veel ringi või? Midagi juhtus juba. Sest ega ei mäleta. Äkki on siin vahepeal kinni jooksud ja võti on tagataskus. Kus see käis? Jube uimaselt käis ringi. Toome kütust ka siis vaatame, mis saab. No tüüp ütles, et ta on ära timminud selle karpa. Vaatame, kas on siis või? No, käib paremini küll ju. Ma kardan, et alt see vann lekib nii räigelt, aga paneme juurde ja äkki midagi hoppab. Pean proovima, kas läheb drive'ida. Tuli drive. Mürika! Ei proovime naljaviluks, nüüd on karpa täis. Kuidas on start? See on daily driver. Okei, siin on meil kuidagi palju vett tekib siin, aga mingi vana, mingi vesi. Teeme nii, et ma ei näinud ja ma ei saa aru, kus see vesi tuleb. Ütleme, et seda pole siis väga hea. Nii, nüüd ma olen nii excited, et nüüd vaatan paki. Ühesõnaga, siin on siuke asi nagu endoskoop. Arsti juures oled käinud, siis sa oled näinud. Seda saab igale poole panna. Me paneme selle täna tagant sisse autol. Kas niimoodi on arstidel ka või? Pent on nagu, ei lähe väga hästi. Tahaks täiega öelda, et ma ei näe siit mitte midagi, seega väga hea on. No okei, ma näen, et siit ülevalt poolt on nagu ele ja ma näen, et kütust on paagis. Mina arvan, et ma panen filtri vahele ja sendit. Jep, davai. Meil oli vaja kindlad olla, et paak on alles. Sest muud me ei saanud siit teada. Nii et praegu. Ei no tundub, et on enam vähem ja kui ei ole, siis ma panen need eurised filtrid vahele ja küll ta mingi suurema jama kinni püüab. Ju. Ma võin puhuda ka sealt osast sisse. Puhub selle piire eest ära ja nüüd tuleb käima, sest karpas on, aga me ei tea, kas kütust peale lõpuks tuleb. Seda vilusti karvussi minna ja first test drive. Võti on. Leidsin. Nii.
esimene sõit siis, teine käik. Vahetus veel käiku, käigu hästi töötab praegu. Kuulge, ma sõidan Camaraga. Nii piduridest. No, midagi on. Pigem vähem, aga midagi on. Kõvast võetu on. Eest käib rehv, vastu koobast. Ma olen nõus sellega Tallinnasse sõitma juba. On päris hea. Põhiteema on ka, kas purni ka teeb või? Kaks jutti tegi ju. Noh. Ikka veel käib. See on päris hea ju. Päris hea. Ma ei teagi, kuidas saab, nüüd on valmis. Nüüd läheb Dünosse. Aha, Düno. Mihkel tahab räigelt Kaagi Dünosse minna. Jaa. Aga ühesõnaga meil on veel siis õlivahetus, küünaldevahetus ja hooldus lihtsalt. Pidurid ei ole kõige paremad. Aga pill töötab praegu. Nii et ma arvan, et see on hetkel success. Edasi siis Düno võib-olla ei ole aus. Mul ei ole otseseid plaane selle autoga. Et kui keegi tunneb, et tal on jubedalt vaja, andke märku. Vaadake neetist, palju nad maksavad, tehke mingi number ja vaatame, kuigi praegu sõites oli küll nii kõva, et ma ei tea, kas ma tahan tast lahti saada. Anti tõmbas seda ukse nuppu, saime ukse lahti ja siin meil on, alguses arvasin, et tegemist on arheoloogiliste kaevamistega. Tegelikult on tegemist vegani unistusega. Siin on mingisugune roheline mant, mis meenutab, et seda võiks küll saia peale panna. Nii et kui teil on huvi, Kaspar Vegan Food OÜ ja saate siin, panen teile ilusti purgikesse ja teate, et mulle veganid väga meeldivad. Tšau! Ops, BMW. Tahad näha M10 ICB-dega või? Jaa, mida sa tahad? Jaa, näita. Vaata. Vapse. Need klapivahed on paigas, vana hea M10, seal peab ju selle LED-kaliibriga peab klapivahesid timima. Väga head on. Okei, kuule, meil Mihkliga on küsimus. Me praegu filmime Camaro teist osa, on ju? Ja me saime Camaro sõitma, teeb purni ja värki, et ma teen natuke hooldust ära ja Mihkel kangesti tahab Riisipere Dünosse ja vaadata, palju see rattas teeb. Võite kohe minna. Ühesõnaga, võib minna, jah? Tuled ka või, kui me lähme? Jaa, Sims kirikus ei käi, nii et võite kohe minna. No väga hea, siis on see purgis, ma teen hooldus. Igaks juhuks, kas ta Eestis on ikka? Ei, mitte täna. Lihtsalt ma tahtsin küsida, kas sulle sobib, et kui see võib-olla käib laiali sul Dünos. No võta absorbenti kaasa. Davai. Kuule, aga ongi kõik. Thanks täiega. Davai, tšau. Tundub, et me läheme Dünosse. Tahtis juba täna. Vaatame. Ei, täna ei lähe tegelikult. Aga ühesõnaga, siis tuleb kolmas osa. Dünos näeme.